Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga ja täna räägin teile natuke pikemalt selle nädala sündmustest. Esimene skandaal, mis meid tabas, oli muidugi see, et Ursula von der Leyen ja Euroopa Komisjon jäid süüdi Euroopa kohtus seoses Pfizeri vaktsiinihangetega. Kui te mäletate, jutt on sellest, et Ursula von der Leyen sõlmis mingisugused kokkulepped Pfizeriga, et tarnida Euroopa Liidule vaktsiine, aga tegi ta seda mobiiltelefoni sõnumites ja Messengeris. Ja siis ta keeldus sõnumid kellelegi näitamast. Ajakirjanikud läksid kohtusse ja Ursula von der Leyen Euroopa Komisjon kaotasid. Nii et meil oli täiesti õigustatud ootus, et nüüd Euroopa Parlament peaks pidama sel teemal maha ühe korraliku debati ja kutsuma ka Ursula von der Leyen sellest rääkima. Aga paraku juhtus nii, et eilsel istungil enamus parlamendis hääletas sellise debati pidamisele vastu. Lihtsalt kui väga tahaks ja tegelikult näitan ka näpuga Rahvapartei fraktsioon ehk siis IPP, kuhu kuuluvad Eestis valitsussaadikud Riho Terras ja Jüri Ratas, oli ka selle vastu, sest Ursula von der Leyen on ju nende fraktsioonist või nende poliitilisest grupist. Nii et nii palju siis läbipaistvusest. Üritame panna see järgmise kuu Strasbourgi istungile, võib-olla juunis õnnestub parlamendil lõpuks Ursula käest küsida, et mis see nüüd oli ja mis toimus. Teine asi, mis väärib mainimist, on kahtlemata niinimetatud poliitilise reklaami direktiiv, mis kuidagi raputas Eesti meediakonnatiiki päris tugevalt. Väga naljakas oli lugeda artikleid pealkirjadega, et see kõik pöörab reklaamituru pea peale. Ma küll ei tea, kus te sõbrad olite ja kui sügavalt te magasite, aga selle direktiivi kallal me töötasime 3 aastat tagasi. Mina olin selle variraportöör ja mul on väga hea meel, et see direktiiv sai lõpuks vastu võetud. Millest see räägib? See nimelt kohustab poliitikuid, ka mind, ja mul on väga hea meel selle üle, iga oma reklaamklipi, reklaambukleti või siis plakati juurde panna QR-koodi, kus peab olema selgelt kirjas, kes kui palju selle konkreetse reklaami eest maksis. Ja teiseks, Eesti riik on lõpuks kohustatud defineerima, mis asi on poliitiline reklaam. Sest praegu sellist definitsiooni meil ei ole ja tulemus on see, et austatud Liisa Oviir ja tema kolleegid erakondade rahastamisjärelevalve komisjonis lähtuvad oma kõhutundest, defineerides, mis on ja mis ei ole poliitiline reklaam. See ei ole päris okei. Ja kuna mu enda saaga nendega kestab nüüd üle aasta juba, ma üritasin kuidagi leida lahendust ja ükskord ma küsisin Liisa käest, et kas me võime teha nii, et kui ma hakkan mingit kampaaniat planeerima, ma panen selle paberile, ma saadan teile kirja ja küsin, et austatud komisjon, kas ma tohin sellisel viisil reklaami teha või ei ole. Mille peale Liisa Oviir vastas mulle, ei Jana, see pole tehtav, sest ma kunagi ei tea, kuidas hääletavad komisjoni liikmed, kui nad kogunevad meie laua taga. Mis tähendab seda, et neil ei ole mingisugused selged juhised, nad lähtuvad oma kõhutundest, poliitilistest distinktidest ja ma ei tea millest veel. Nii et mina seda direktiivi igati, mul on väga hea meel selle üle ja ma leian, et seda oli Eestile vaja. Veel üks direktiiv, mille kallal ma hakkan praegu töötama, tegelikult töö juba algas täna, see on õiglase ülemineku direktiiv. Euroopa Parlament peaks võtma selle raporti vastu selle aasta lõpuks, siis see liigub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Komisjon peab siis töötama välja selle direktiivi, mille me loodame vastu võtta, ütleme lähima 2 aasta jooksul. Ma tean ja ma annan endale aru, et väljend õiglane üleminek tekitab väga paljudes Eestis allergiat, mis on ka arusaadav, ka mina olen nende inimeste seas ja see ongi põhjus, mis ma arvan, et see direktiiv on väga tähtis. Nimelt me tahame kohustada Euroopa Komisjoni töötama välja dokumenti, mis paneks paika selged kriteeriumid, mis on ja mis ei ole õiglane üleminek, mis tagaks normaalse finantseerimise ja mis tagaks ka selle, et kui pannakse kinni mingisugused töökohad, oleks loodud sama palju töökohti, mille tingimused ja palk ei ole halvemad kui need, mis lähevad likvideerimisele. Lühidalt nii. Ja esimene samm selle direktiivi välja töötamisel on see, et juba esmaspäeval meil läheb delegatsioon Saksamaale Ruuri piirkonda vaatama, kuidas on lood õiglase või siis ebaõiglase üleminekuga Saksamaal. Ja viimane, millest ma räägin täna selles päevikus, on muidugi sanktsioonid. Euroopa Liidu Nõukogu kiitis 20. mail heaks 17. sanktsiooni paketi. Pressiteated, mis tulid siit Brüsselist, olid täitsa valjuhäälsed.
kõigi aegade suurim sanktsioonide kohaldamine Venemaa vastu. Puhtmatemaatiliselt tunduvad numbrid tõesti muljet avaldavad. Rohkem kui 131 sanktsiooni, eelkõige naftafirma Surgutneftegas ja 200 Venemaa varilaevastiku tankeri vastu. Samuti 45 Venemaa relvidroonide ja muu sõjavarustusega varustava ettevõtte vastu. Isiklike sanktsioonide alla läks 28 isikut, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste eest Venemaal ja veel 17 isikut, kes on seotud relvade ja sõjavarustuse tootmisega. Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas olevate isikute arv uhkustas Brüssel ületab nüüd 2500 isikut. Lisaks on seal 300 laeva. Kuid vaadakem seda kõike lähemalt. Füüsiliste isikute hulgas nimelt on Alessia Mendeleva ja Olga Balandina, Moskva Meščanski ringkonna kohtu ja Kaliningradi oblasti Sovetski linna kohtu kohtunikud. Deniss Popov, endine Moskva prokurör, Sergei Kogogin, Kamasi tegevjuht. Saksa blogijad Alina Lipp ja Toomas Rööper. Nad elavad Venemaal ja levitavad süstemaatiliselt desinformatsiooni Venemaa sissetungi kohta Ukrainasse. Nad võivad endiselt kusjuures Saksamaale siseneda, kuid mitte teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Rööper peab saksakeelset blogi Antispiegel, Lipp juhib Telegrami kanalit vene-saksa keeles. Lipp on juba kirjutanud, et kui ta tahaks Saksamaale tagasi tulla, siis ainult tangiga. Venemeelsete aktsioonide nägu Saksamaal Elena Kalbasnikova. Tema abikaasa Max Schlund ja Kremli-meelse organisatsiooni Venemaa ja välisriikide Kasaka sõdalaste liit liige Andrei Harkovski, kes pakkus Kalbasnikovale ja Schlundile turvateenust venemeelsetel aktsioonidel Saksamaal. Ja nii edasi ja nii edasi. Vaatad seda nimekirja ja vägisi mõtled. Muidugi, nüüd tunneb Putin kindlasti survet ja lõpetab sõja. Paistab, et seekord mägi sunnitas hiire. Zelenski ütles selle paketi kohta, et see on samm õiges suunas ja hea oleks, kui ka USA panustaks. Ütles seda küll ilma suurema optimismita. Ja õigesti tegi, sest Trump keeldus pärast oma vestlust Putiniga Venemaa vastu sanktsioonide kehtestamast. Ettekäänd, et tal tahtis Putinile aega anda läbirääkimisteks. Nii et siin me nüüd oleme. Pakett tuli välja nagu ta tuli, aga vaatame, mida toob meile tulevik. Seniks aga püsige terved ja kohtume nädala pärast.